No tere! Nagu te pealkirjast juba ja thumbnailist näete, siis natuke draamat siia kanalile või noh, me teeme selle draamaks, keerame selle clickbaitiks ja kõigeks sellepärast, et inimesi vaevub üks küsimus. Kuhu kadus Martin? Miks teda enam siin kanalil ei ole? Paljud on märganud. Martin teeb oma asju. Mis siin toimub? Ma olen lennalegende kuulnud, kuidas Martin ja Karel ongi täitsa tülis. Inimesed räägivad saunas imejutte. Aga Martin on siin samas garaažis. No tere! Et rahval on mingi poleenika ja paanika osadel inimestel. Osadel ei ole, vaata. Eks see on nagu, noh, kumab nagu erinevat läbi, vaata. Midagi on nagu juhtunud. Tänaseks on juba pea aasta juba tegelikult, vaata, aeg lendab. No aeg lendab jõhkralt ja ega see ongi kiiresti kõik läinud siin, et oli hooaeg ja kõik asjad. Ja siis ongi, me võime siin välja tuua, et üks kommentaar oligi siuke, mida ma lugesin. No nii. Mart, või see on see kuulujutt või mingisugune asi, ma ei tea, vaata, mul nagu kuskiltki jäi kõrvuse. Michael ostis Martini koha ära siin YouTube'i kanalil. Michael ostis kõik kohad endale, selles mõttes, et on minu kanalil on, sinu kanalil on. Kuradi hästi turundanud, hästi osav vend on, hästi on ostnud, palju ta sulle maksis? Ma olen sealt tiimani peal, saad magada Berliinis. No võt, et ei ole siukest asja, et Martin osteti üle siit, sellepärast kui Michaeli tiil tegelikult drifti tiil tuli, siis olime me juba Martiniga pidanud, vaata, hästi popp on öelda, koalitsiooni kõnelusi. Et ongi nagu kaks erakonda saavad kokku, vaata, kas neil on ühised vaated tuleviku suunas. Üks tahab ühte asja teha, võib-olla teine teist asja. Ja siis... See nõukogu koosolek oli meil see, ja siis otsustasime seal igasuguseid otsuseid. Nüüd on aasta aega see asjalt laagerdunud, võib-olla esimeste vestlustega, võib-olla jah, koalitsiooni kõnelused siin ei läinud kokku. Ei, no tegelikult juba eelmise aasta vist drifti lõpus siis saime vaikselt aru, et mingid muutusi on vaja meie ellu või? No muutusi ja selles mõttes, et kuidagi kaua on ju see kestnud, et ta naturaalselt on see ju kanal kasvanud, on ju, see on ju Kareli nimega, minu selle brändiga ja pearolli osatäitjale mina, aga selle, et see kaasosa, mis ma olen nagu... see sidekick olnud. Sidekick on nüüd. Ja eks ma olengi ju palju aega pühendanud ka Martini tegevustele, asjadele kõik, aga need kuidagi aastatega need vaata suunad või nagu asjad muutuvad natuke. Ja läks nagu asi kuidagi keeruliseks mõnes mõttes, et see on nagu minu impeerium, on ju. Martin on selles osaline olnud, et kõik need inimesed, kes on tahtnud minuga mingit tegemist teha, on ju ise liitunud, kuidagi tulnud, kuidagi X moodi, on ju. Kes on siis rohkem tähelepanu saanud, kes vähem. Üks nendest on ka Banderas olnud. Kus on Banderas? Banderas teeb ka oma asju. Nagu ta vaikselt tuli, siis tal on ka oma eraelu, oma tegemised, siis ta on nagu vaikselt ka eemaldunud, on ju. Et ma ei tea, mingite tiimiliikmete puhul on nagu räige paanika ja küsimus, kuhu nad kadunud on. Aga miks te ei ole küsinud, kus Ott on, Sass on, Alex, kus Keijo on? Noh, Jan mingil perioodil on ju. Aga kurat, ma arvan, et ikka on küsitud. Aga no vaata, see aeg nagu vaikselt, ma ei tea, lahustab ära selle, et uued inimesed tulevad, uued tegemised, et siis, eks inimesed unustavad ka vaikselt, on ju? Ikka unustavad, jah. Ja siis me jõudsimegi kohta, et kus oligi nagu mõlemad, mina pidin ka vaheaasta tegema, siis ei olnud Michaeli tiil veel mitte midagi teada. Ja siis Martin ütles ka, ta teeb vaata vaheaasta. Ja siis oligi see, et noh, kuidas neid asju nüüd siin siis jooksutada saab, sellepärast, et selle drifti sõitmisega on siin mitu asja. Üks on drifti sõitmine, siis on YouTube'i kanal ja siin taga on veel mingisugused muud ettevõtmised kõik on. Ja siis ongi see drifti sõitmisega oli see, et ega Martinil on väga keeruline raske minu varjus neid sponsoreid ja koostöödiile leida. Ja ega mina lahkelt jagasin neid enda koostööpartnereid ka siia auto peale, nagu see näha on. Et ta oleks nagu tiim ja loogiline. Aga sealt tuulest valjust välja hüpata, et kui ma nüüd hakkan oma asju tegema, siis see võib mingisuguse minu kanali koostööpartneriga minna natuke pahuks, siis see võib-olla kellelegi ei meeldi võib-olla. Vot jah, eks siin on igasugused asjad, et kuna meid on pandud nii pikalt aastaid vaata võib-olla ühte patta, et siis 5-6 aastat koos enam vähem mingeid asju ja siis eks mul on ka mingid ambitsioonid. Ütleme, et see YouTube'i tegemine on nagu kunst. Noh, tegelikult ongi, see on ju mina väljendan oma vaateid ja näitan seda, mida ma täpselt näidata tahan, sellepärast editis on hästi palju võimalik keerata videot nagu tegelikult igaste suunda. Martin on nüüd ka sellest täna aru saanud. Kui ma võtaks sama algmaterjali ja teeks mõlemad ühe video samast asjast, siis need oleks täiesti erinevad, ma arvan. Väga erinevad saab teha ja kui kolmas vend saab veel vapsi erinevad teha. Ja ega see ongi kunsti siuke liik ja igal visioon, nagu Martinil on omad visioonid ja ongi see, et ega ta ei mahu ühele kanalile kõik ära. Noh, oleks võinud öelda, et aga võiks ju postitada. YouTube genereerib no ikkagi miljoneid meil, need on vaja ära jagada kõik.
ja siis ongi kes, kus postitab, miks ja siis tegelikult lihtsam ongi need asjad põhimõtteliselt lahku lüüa. Martin saab oma näoga teha, oma brändi, teha oma impeeriumi, kasvatada seda samamoodi, nagu mina olen kasvatanud. Mul on seda saitiki vaja nüüd, keda välja siin koolitada. No kuldne tee on sillutatud, vaata otsi nüüd need õiged liikmed üles ja pane kokku, ega siin ei olegi midagi, et inimesed on kuidagi teinud sellest draama, et me oleme ikkagi läinud nagu tülli justkui. Aga ma suuremas pildis ma pean ikkagi ütlema seda ise, et mina teen seda ikkagi hobikorras, kuna mul ei ole sellist aega panustada kogu sellele videomaailmale, et heal juhul, kui ma teen 1 või 2 videot on ju kuus, pluss siis Karel teeb seda ju tegelikult ju elukutseliselt praegu. Jah, see ju vaikselt algas täpselt samamoodi, mina tegin seda ju Forsist põhitöö kõrvalt Forsi ruumides, kui me räägime ka ajaloost, siis me kasvasime, Martin kolis Tallinnasse, on ju, tahtis ka garaaži, et näpud oleks õlised, leidsime 3 Ilvariga ühe garaaži, sealt hakkas pihta, siis lõpuks jõudsime siia garaaži, kus MT Shop arenes, kõik arenes ja ma olin siis poole kohaga Forsis tööl ja siis minu jaoks oli 50-50 see ja mingi hetk oligi see, et YouTube'i tegemine hakkas tegema tööd. Siis tuli raske otsust teha, see risk võtta, kas see töötab. Võtsin selle riski, mõtlesin, kui saab tagasi minna saba jalga vahel Forsi, kui hakkama ei saa või mida iganes. Taneli käpp on sees ja kas läksidki Taneli juurde mingi selle laakmisavaldusega või pidid ülemal kõrgemal? Ei, ma käisin kõrgemal tegelikult, seal olid väga huvitavad süsteemid, aga ma vist sellest ei hakka laskuma, et ma ikkagi pakkusin ennast sinna ka turundajaks ja särki-värki, aga see kuidagi võeti mõtlemisaega, aga mul ei olnud nii kaua aega oodata. Ja siis tulingi siia ja hakkasin tegema ja täna on läinud kõik ja tegelikult ongi imeliselt ju läinud selles mõttes, et tulid meistritiitleid, kõik nagu kasvas naturaalselt, kõik hästi, aga lihtsalt ongi, et Martin hakkas ka vaata profitasemel ikkagi juba sõitma, siis asjad läksid natuke, ütleme, keeruliseks ja oli vaja hakata süsteeme luua, et see ei olnud nagu enam niisugune vaata nagu hobivärk. Et mingisugused guideline'id oli vaja paika panna, aga selles mõttes me saime sellega hakkama, ei olnud hullu. Aga siis tuligi, me jõudsime natuke, ma ütleksin, kuidagi ummikolukorda, et sealt ei olnud nagu kuidagi loogilist teed enam välja. Ma arvan, et seal juhtus see ka, et mul tekkisid mingid igasugused omad projektid, mida oligi raske siis kajastada. Samas mul ikkagi see huvi oli olemas endal, et näidata omi asju, mis võib-olla üldse ei sobikski Kareli teemadega kokku. Ma olen siin teinud neid nüüd aasta aega, need on üks, ma ei tea, 12 videot tehtud. BMW lainel ikka rohkem. Ei, ma olen igast lainel olnud. Tesla lainel olen olnud ja BMW lainel ja nüüd olen, ma ei tea, kuradi Kaatri ostsin, sellel lainel olen veel ja võt ongi. Siin on projektid, asjad, meil on, vaata, mis meil siin on. Meil on asju kuhugi pannagi. Selleni jõuame ka, tropime mõned pommid veel. Enne kui siin pommide tropimiseks läheb, siis tahaks teile meelde tuletada Surfsharki, et teile ühtegi pommi arvutisse ei panda piltlikult öeldes, et viiruseid ei tuleks ja pahalased ei saaks tulla teie arvutisse tegelikult nutiseadmesse. Täna võib isegi nutitelekasse sisse ronida ja häkkida ja mängukonsoolid ja kõik, mis sinna alla kuuluvad. Aga selleks ongi olemas VPN, Virtual Private Network, mis kaitseb teid selle rünnakute ja pahalaste eest. Seal kehtib ka vampiir ja sooduskood, lingid leiate alt, minge vaadake kõike, mis huvitavad seal põnevat pakub, et ma olen rääkinud läbi aastate siin erinevaid variante, et võimalusi on tõesti palju. Rääkides isegi odavamatest lennupiletitest, võib-olla kui te panete ennast teise riiki IP aadressi ja asukoha muutmisega või siis geoblokkidest mööda pääsemine, et saada paremaid diile kas või autovaru osadele ja hotellidele ja otse loomulikult on seal ka erinevad otsingumootorid, mis ei paiska teile siis suunatud reklaami ja ei kogu teie kohta küpsiseid. Kui te internetis surfate, siis kindlasti kasutage Surfsharki, see aitab teil palju turvalisemalt seal liigelda, et ei tekiks mingisuguseid pahandusi. Nähti, keegi mulle helistab juba, äkki pakutakse midagi head või halba. Võtan vastu, teie mingi oska endale Surfshark. Hallo. Aga ega ongi, see on nagu loogiline käik, siis minul on oma jälgijaskond, Martinil on tekkinud oma jälgijaskond, tegelikult see jälgijaskond on suuresti ju ühine, ilmselt Eesti YouTube'i maastik, see, kes vaatab, need ongi tegelikult üks kontingent tegelikult, see 100 000 aktiivset jälgijat ilmselt siin, et sellest ei ole nagu paanikat ja poleemikat, et nüüd me oleme räigelt riidu läinud või lahku läinud kuidagi suure hurraaga, et inimesed alati otsivad, et miski peab olema see üks asi, raudselt selle pärast. Meil siin vabariigi president läks ka lahku oma naisest, et
kunagi rääkis, igast asjad juhtuvad. Jah, inimesed lähevadki lahku siis tülist ja suurest mingisugusest vihast on ju, aga saab ka minna täiesti normaalselt, nagu täiskasvanud inimesed lähevad. Et võtab iga aega mõelda, näha, et see kuidagi ei tööta, siis tuleb leida uued lahendused ja minna rahulikult edasi. Et see ei tähenda, et me nüüd Martiniga ei suhtle ja läbi ei saa ja ma ei tea, mingisugused asjad on siin nagu pühoksil. Karel tuleb varsti aitab mul siin saalesid vahetada näiteks, et me ikka siin toimetame garaaži all ja igasugust tulevikuplaane oleme ka haunud, et nendeni jõuame varsti. Ja ega see ongi, et võtke siis inimesed rahulikult, ärge rääkige külajutte igasuguseid ja oota, ma võtin telefoni välja, mul oli veel paar külajutu mingi seda asja. Sa teadsid ka mõnda või? Eks videokommentaaridesse kirjutatakse igasid asju, vaata. Ja, et kas ma viskasin Martini siis tiimist välja? No, kas seda saab välja viskamiseks nimetada? Või see oligi nagu siis... Ei, meil on iga aasta ju pärast hooaega on olnud koosolekud asjad, kus me arutame, mis saab ja kus saab ja me oleme Kareliga seda teinud oma ette ja tiimiga koos ja see aasta lihtsalt asjad läksid nii, et ma ütlen ausalt, et pärast eelmise hooaja seda mootori ehituse saagasid kõik ja seda, mul oli natuke motipuudus ka selle autoga siin, et see plokk oli mõras ja siia nii palju raha on pandud ja ma olengi terve selle aasta jooksul 2 korda selle autoga sõitmas käinud, mis on isegi hästi. No vähemalt pole õhku lendanud. Eks see on niisugune raske keeruline teekond jah, et kui on 2 niisugust autot tiimis, mida on vaja hallata ja ütleme, et minu see mehaanikulätt ja Magnusel ja Karli on ka ikkagi kõrgel, et kui me tahame teha, siis me tahame ikkagi teha, et oleks kõik hästi, aga lihtsalt mingid projektid ei tule välja, selles mõttes, et internet alati ei räägi ka kulda. No nii on selles mõttes, et ja ütleme, et 2 mehaanikut, 2 autot üleval pidada, ehitada, nullist teha kõike, see on ikkagi päris suur ports. Jah, ja see eelmine aasta lõpuvideo minge vaadake ära, et me rääkisime, vaata, mis tekib veel sellega, et kui üks mees tahab sõita Baltikut Prod ja teine Semi-Prod, siis tulevad eriti nagu jõhkrad vahet sisse. Nii-öelda tiimi suhtes kui ajaliselt ja käies, sellest me oleme juba rääkinud. Elu läheb edasi, midagi ei ole muutunud, jääge teiega neutraalseks, ei ole neid õeleid kommentaare vaja ja külajutte levitada, et olete kuulnud otse infoallikast, mis toimub. Nii, aga see ei ole veel kõik, nagu Topshop ütleb, nagu me siin garaažis võime ringi käia, no näiteks sealt poolt ka natuke. Seda MT-shopi poolt on ju, siia laudade peale on ju, siin on 2 drifti autot, täna on Mannert ja sisse aetud. Seal on igasugust asju on ju, seal on see Kareli imeline kolanurk on ju, Martini riiul, Rehvi riiulid, R8 fond, sellest räägime. Isegi läpakad ja asjad on laua peal, rokla peal on kõik tungrauad, näete siia poole ka. Siin on rehve veel, siin on pudeleid, näed, siin on laudu, siin on kõike. Huvitav, kas inimesed saavad aru, millele ma siin vihjen. Ja ümber maja on väga palju asju veel, igal pool autosid ja muid asju. Et kui me siia garaaži kolisime, vaata, kus on lahvelt ruumi, siin on elu lõpuni. Mul üks päev Facebook tuletas meelde, et meil oli siin üks pilt tehtud, kus me istusime mingi väikse laua peal, terve garaaž oli tühi ja mul mingi läpakas oli käes lihtsalt ja sellest on 5 aastat nüüd möödus. 5 aastaga ikkagi tekitada ja koguda endale niisugust kola, et päris kohutav. Ja siit me lähemegi järgmise kohani, et mind ei visata siit garaažist välja, kui inimesed nüüd hakkavad mõtlema, et Martin viskab Kareli siit garaažist välja, et MT-shop ei taha enam mind siia, et MT-shop tegutseb edasi. Ei ole tüli, ei ole riidu, vaid see on minu enda natuke otsus ka, et tõesti edasi liikuda ja ma plaanin siis hakata endale uut kohta otsima. Sellepärast, et me ei mahu siia ära ja see on, nagu ma rääksin, seda YouTube on kunstiline värk, siis tegelikult see garaaž on ühes ka mõttes nagu stuudio või lava, mida kujundab siis iga kunstnik, creator ise. Seda manti on palju ja see lõpuks ei ole vist nagu kummalegi kasulik, kui need erinevad videod, aga taust on sama. Ma ei tea, see võib-olla natuke naljakas. Võib-olla väga paljud ei saa sest võib-olla aru, aga tegelikult on nii, jah, sest esiteks koostööpartnerite jaoks ei ole aus ka, kui üks vend siin tuleb ja filmib sinu, ma ei tea, kõiki su koostööpartnerite asju ja siis paneb selle oma YouTube üles ja siis koostööpartner ütleb, aga mis... Mõnele meeldib just, et on topeltkajastust, mida iganes, aga et asju lihtsustada ja loogiliseks teha. Et on selline otsus, et hakkan siis uusi ruume otsima. Selles mõttes, et võib mulle pakkuda. Ma olen turu peal olevate asjadega kursis, ega see nagu väga lihtne ülesanne ei ole. Oleks samasugust stock office'i moodi asja vaja, kus on, ütleme, et 150 kuni 250
ruutu pinda siis kokku kontoriga, millest kontor võib olla niisugune 40-50 ruutu on ju. Võimalikult odavalt. Ja võimalikult odavalt ja võimalikult kaasaegset ja oleks rohkem parkimiskohti kui 3 ja võiks asuda Saue, Laagri, Jüri kandis, et Lasnamäele sõidan, oleneb päevast siin 40-50 mitti, mõnikord tund isegi. Meil siin kõik MTShopi osanikud on nagu siit kandist nii-öelda, et minul on 7 minutit siia tulla, Maidul 7 minutit, Markol võib-olla 10 minutit ja siis Karel tuleb Lasnamäe või sealt Mustamäelt tuleb. Mustamäelt jah, no oleneb päevast, päris jõhker. Ja tegelikult vaikimisi on see ka, et MTShop, ma ei tea, seda oskab Martin ise rääkida nende poole pealt, siit on ka mingisugused ideed, et kas te nagu jääte kauaks siia või otsite mingit me oleme ka turu peal selles mõttes ringi vaatanud ja eks see siuke väike reset võib-olla teeks head nagu kõigile, et meil on just see kontori osa, mis meil on probleemiks, et siia ma üksi mahuks iga kella ära nüüd on ju, või üksi või kelle iganesega on ju, aga seal üleval on meil see kontoriruum, kus ma teen tegelikult igapäevast tööd. Ja sellega ruumiga meil on probleemid. Esiteks, kui me tahaks kedagi juurde võtta IT-alast, meil ei ole seal ruumi. Konditsioneer. Pole. Suvel on palav, talvel või noh, niingi talaga. Õhke liigu ja siuke, ta on ikkagi nagu mõeldud selleks, et seda tööd siin all ja seal üleval käid võib-olla timmid mingit arvutuskorra asja. No mingi jah, riietusruumi moodi asi. Aga me oleme tegelikult nüüd vastupidi, et me oleme terve tööpäeva, ma olen seal üleval, samamoodi Karel tegelikult siiamaani ja siis tuleme siia alla. Ja see kontoriruum, meil on ruumi juurde vaja, meil on vaja konditsioneeri, meil on mingit paari mugavusasja vaja lihtsalt juurde ja kuna me siin oleme seda juba üle 5 aasta seda ruumi omanud, siis ega turu palju ehitatakse juurde värskeid asju. Ruuduhinnad tunduvad isegi mõistlikumad kui siin, ma ütlen ausalt öeldes, et me ka vaatame. See indekseerimine on üks huvitav asi, kui sa oled lepingu teinud, et siis pannakse iga aasta protsendid otsa, siis pärast see ruuduhind ongi siuke, et kurat, nagu jah, leiaks tegelikult võib-olla soodsama pinna on ju. Ja noh, me ütleme, et me ei ole ju mingisugune autoremondi ettevõtte või pesula, kes vajaks võib-olla nii spetsialiseeritud ruume mingite õlipüüdurite ja asjadega. Jah, see on alati hea, on ju, aga me oleme suht paindlikud ja võib-olla pigem, kuna me see IT-osakond tahab ka laieneda, siis peame leidma selle konsensuse, et kõik ära mahuks ilusti. Nii et võite pakkuda siis ruume nii-öelda, ma panen ühe meiliaadressi siia, mis on MTShopi suunas ja teise panen Kareli oma siia, siis mulle võib ka Tallinna ümbrus maad pakkuda, mingit vanad kompleksi, investorid võivad mulle kirjutada. Mul on igasugused geniaalsed ideid, et võib-olla see üüripind jääbki siukseks järgmiseks vahepeatuseks ja siis edasi liikuda suurematele maadele, jahimaadele, et driftiga radasid ehitada ja unistada võib ju suurelt, kunagi ei tea. Ikka vaatad siin neid, Drift Games just tuli välja oma rajaga. Driftland, vaata, ma ostsin ka selle pusa, et minna esimesena driftina. Mõtle, kui äge oleks esimene Eesti vend, kelle oma driftirada oleks, selleks ikka ulmeresk. Ja nagu see Drift Mansion on nagu seal USAs ja Eestis pole sellist asju nagu siiamaani võimalik olnud ja eks ambitsioon on Karelil, mul, ma ei tea, Maikelil, kõik tahaksid endale siukest kompleksi püsti panna. Kõik driftimehed ja... Noh, ega tahakski, aga hakkame tagasi, ma olen siis liider, hakkame ühest otsast minema. Siis oleme jälle ühes ruumis seal kuradi raja ümber pärast. No, aga teeme igal ühel oma boksi, igal oma stuudio, why not, noh. Kõik on võimalik, oota, mul Põlvast seda maad on, Põlvast on sul ka sidemeid, noh, selles mõttes, noh, et Tallinnast tuleb need miljonid kokku ajada, siis tuleb maale elama minna, väga lihtne. Kes see teab, mis see tulevik meil siin toob ka, et me oleme siin siiski ju aastaid sukses ärevas olukorras olnud nii riigi juhtimiselt kui üldpoliitiliselt ümberringi seisudelt, et igalt poolt tuleb hinge kinni hoida, mis siin saama hakkab. Et see ei ole maailma lõpp siis, noh, et te näete ise ka, et me oleme positiivselt meelestatud siin, et me ei ole sõja jalal siin. Ei, no Martin läheb Hispaaniasse ära ja Karel läheb üldse Vietnami elama ja siis vaatame, mis teeme seal üldse teistmoodi content, et seda TikTokis, et annetage mulle 5 €, et mul võiks õlu osta. Noh, see on kõva content. Ja siis inimesed tekib veel küsimus on ju, mis saab autodiileri projektist. Sellega on vaata see automaks keerasse tuksi, sellest me oleme rääkinud mitu korda ja see ei ole paranenud ja valitsus ei saanud oma miljoneid kätte, mida nad lootsid. Ja käibemaksu kaotsid ja kõik. Ma ilmselt plaanin ikkagi need edasi teha, ma ütlengi, et see R8 on nagu, ma ei tea, minu mingi unistus on, ma ei tea, kas Martin on kunagi unistanud R8 üldse. See on mingi kanali algusest peale kuradi kaasa käinud see R8, nali. Ei no, ma tahaks elus proovida R8, aga ma ei tea, kas ma seda omada tahan. Mul on siin just sai see suur Nissani projekt läbi ja minu jaoks on see mu R8 põhimõtteliselt, et
no ongi Martinile nagu oma projektid, et ma ei tea, kas ta seod selle ka autodiileriga kuidagi ära, kas sa teed mingi oma projekti laine või mingi asja või ma ei teagi. Eks me siis seda vaatame. Autodiiler on ju ettevõte, kus mina, Karel, Mait ja Marko kõik on osanikud ja see nagu ei muutu mitte kuidagi. Ehk siis me oleme ka töö nagu lainel seotud ikkagi edasi. Jah, selles mõttes jah, et see nagu nii seob, et midagi ei muutu selles osas. Kas me peame neid koosolekuid siin diivani taga või läbi neti või kuidas iganes. Karel on autodiileri turundusnägu ju. Jah, ja selles mõttes ma pean oma R8 projekti ikkagi lõpuni viima, et ma ei saa ju lasta sellel projektil nagu hävida, et tulevad need episoodid, selles mõttes, et üks kotlet on seal maja peal, et maja otsas veel vaatame. Mulle meeldivad vanemad nagu väetimad autod vahepeal, mul käib mingi jõuks läbi, siis Martinile meeldivad natuke uuemad. Aga ma tahaks ka siin uuemate poole liikuda kunagi. Ma ütlen, nii palju mugavam on elu uute autodega, aga kuna ma olen siin selle aasta jooksul teinud päris palju neid erinevaid autosid, siit samas garaažis, kus kõik muu ehitus jällegi kogu aeg võitleme siin tõstuki pärast enam-vähem, et kuule, mis su plaan on, saab tõstukile? Ei, mul on see vaja ära teha, siis saad paari päeva pärast. Jah, see tõstuki kasutuse probleem on ka, vaata, et siin on igasugused väiksed nüansi kokku ja siis me see koalitsiooni koosolekul jõudsimegi sinna, et läheme lahku, vahepeal saavad eksid kokku ja nii see elu käib, no. Ega mis seal ikka. Ja noh, ma olen teinud oma mingisugused auto müügi challenge'id, ostud müügid, et ma ei ole seda kuidagi nimetanud, vaid lihtsalt ongi olnud mingid projektid. Võib-olla peaks selle ka kuidagi autodiileriga ära siduma, võib-olla peaks Kareliga omavahel versus challenge'id tegema üldse. Pange teie nagu siia alla kirja, et võib-olla mingid häid mõtteid sellest. Jah, see, mis budget on siit nüüd tekitatud sellest, siis... Ma astun sama budgetiga lavale. Ja astud sama budgetiga lavale, siis vaata, tekib konkurents, kumb jõuab siis R8-le. Ja siis saavad vaata, et kõik kommenteerida hakata, kelle videod paremad on, halvemad ja siis läheb nagu sõjaks ära. Ei, no siis see projekt läheks ikka käima räigelt, ma arvan, kui siin hakkaks mingi võistlema. Aga siis tuleb aus start, kui on mul ruumid ja tõstukid ka olemas niimoodi, et andke mulle teada, et siis saab startida aga võrdselt. Vaata, millal meil see valitsusvahetus siin 2 aasta pärast, äkki siis saame kuradi selle automaksu, selle rägamismaksust lahti. Ei tea jah, et peaks ikkagi, vaata Istol läks üle hästi seal Kris Kärner poliitiku nimega, Isto%, ma ei tea, vist streami nimega, et võib-olla see ongi nagu poliitikasse värskeid hingi vaja. Et 2 aasta pärast peaks ka kandideerima Riigikokku, mis sa arvad, et äkki saakski minna sinna ja teha normaalseks need maksud ja tagasi. Ma arvan, et need vanad peerud kardavadki siukseid värskeid vendasid, kes tulevad ja kellel on noored selja taga ikkagi. Vaata, mida nad seal räägivad, kuradi Jürgen Ligid. Päris hull. Jube on nagu piinlik on kuulata ja vaadata, nii et 2027 siit tuleb teile uus kandidaat või? Mis minu väljaütlemised kõik välja tiritakse või kõik asjad. Ma tean küll, mis üks asi jääb inimeste hambu kohe, aga seda ma ei ütle, laseb üllatuseks ka midagi. Aga kuidas sellega on, et kas me peame minema kuhugi kooli mingi magistrit tegema? Ei, poliitikus ei saa õppida. Ma mõtlen, et kas on nagu, vaata... Ei, sul peab, kusjuures, vaata, rahvas valib seal. Mul ongi, tegelikult mul on ju lõpetamata see keskeriharidus. Noh, mul on põhiharidusega, mõtled, ma saaks põhiharidusega sinna Riigikokku. Inimesed läheks nii kettasse ja närvi. Aga miks ma ei või? Kas ma siis olen halvem ja lollem inimene? Ma tahan näidata, et ühel poliitikul oleks näidata siuke YouTube'i kanal Eesti meister Driftis, kõik need saavutused, mis siin tehtud on. Ma tahaks näha, et ühele näidata ette oleks. Kuidas ma saan kehvem olla? Jah, vaata, meil on siin igast poliitikuid, kes on taksojuhid, kes on lambakasvatajad olnud, kes lihtsalt... Ja see oligi see peaminister seal Soomes oli see... Sanna oli ju poemüüja. No võt. Noh, tavalised inimesed peavad riiki juhtima, siis on nagu terve võistlus peas, mitte nagu mingi ajama mingi asja tundub poliitika. Et seal elatakse mingis täitsa pilvedes muidu, et mitte keegi ei saa aru, mida tavainimene tunneb. No kui võt siia on normaalseid pomme tropitud, siis niimoodi, et ärge siis väga kurjad ja vihased, olge seal kommentaariumis kellegi pihta, et see on ühine otsus. See ei ole nagu, kedagi ei ole kägistatud. Mari ei öelnud Karelile kodus, et sa pead Martiniga lahku minema. Mingid sööksid kommentaare olen lugenud isegi. No igasuguseid asju liigub ka driftimaastikul kuuled, et päris huvitav. Aga ütleme nii, et see juhtus ja naljakalt, see Maikeli teema kukkus see otsa täpselt. Ja võib-olla see tekitabki natuke driftimaastikul siukest naljakat. Et siin kostati üle. Aga hea nali on see, et ma olen Maikeliga ülihea sõber ja kõik me oleme nagu kuradi sõpruse kolmnurk, vaata, et ma ei tea, me ise nagu mis mõtleme ja nagu mõtleme, et mida inimesed kõik mõtlevad. Oot, see on lõpuks armu kolmnurk, mis ajas meid kõiki siin lahku. Nii et ei olegi midagi, minge vaadake mõlemad kanalid, pange like, subscribe, kommenteerige ja juba varsti näeme uute tegemistega.